Tere tulemast Tableti Game Generator esmaspäevasele koosolekule. Meil on koosolekud iga esmaspäeval, ka riiklike pühade ajal, ei ole siin midagi. Ja täna on meil külas meie kuulus liige, äsja kuulus liige Madis Vasser. Aasta liige, nomineeriti aasta tudengiks. Ole rohkem Aunekalu, saite Facebookist lugeda. Ja Madis tegeleb päris palju mängude arendusega. Mul on mingi hetk sa ka tutvustad, millal su tõekspidamised põhinevad, eks ole, aga sul on väga palju kogemust, Madisel on väga palju kogemust erinevate mängudega ja erinevate projektidega ja tiimitööde ja asjadega, et siis ta sellest räägibki, et kuidas teha oma tiimitööd või projekti paremini, kuidas game devis siis mitte valesi eeldusi teha. No tegelikult enamasti kõik need ettekanded on sellised, et räägitakse, kui hästi kõik on ja kui mõnus oli ja nii hea oli. Sa mõtlesid, et venevam oleks see, kui rääkida sellest, mis kõik pekki läks ja kuidas sai tehtud valesid ja halbu otsuseid ja eeldusi ja siis kuidas nendest õppida võib olla. Seal tänase ürituse kirjase lõpus oli ka, et võite võtta taskurette kaasa. Kus meil köögist on otsa saanud, et ma aga vaja. OBS ikka lindistab ka just. OBS lindistab, striimib nii, et tuhiseb. Et ega ma väga palju ei ole ette valmistanud, ma lihtsalt üritasin täna päeval, võtsin umbes 10 minutit, et mõelda, et mis asju ma üldse siis olen arendanud, kui Raimond räägib, et mul on siin jõhkrad kogemusi. Siis ma mõtlesin, et millal see minu karjäär algas. Ja ma jõudsin tagasi umbes aastasse 2014, sest 2014 suvel oli see hetk, kui ma sain endale mõneks ajaks Henrik Roonemaa isikliku Oculus TK1 kuvarprill seadme ja olin kõik demod ära proovinud, mis nendel oli tehtud. Ja siis mõtlesin, et tahaks ise ka teha. Enne seda ei olnud absoluutselt mängu arendusest üldse huvitatud, mõtlesin, mis see siis on. Kuidagi ei näinud mulle üldse relevantne, aga siis suvel, kui mul oli see Oculus ja natuke vaba aega, siis mõtlesin, et kui äge oleks, kui ise midagi saaks teha. Ja esimene inspiratsioon tuli hetkel, kui ma olin kuskil Haapsalus ja Haapsalus on see mingisugune ilma rongide surnaajad või ma ei tea, mis välimuuseum seal on, kus sellest on 20 vedurit kuskil põllu peal. Raudteemuuseum on see. Raudteemuuseum. No siuke viisakam romula. Ja siis sa oled seal rongide ümber ja vaatad, et nagu mis mõttes filmidest, nagu kui rong sõidab ja sa hüppad nagu sinna rööbaste peale maha, et siis rong sõidab just üle ja sa jääd ellu. Kui sa vaatad neid ronge, nad on jõhkralt madalad ikkagi. Siin on nagu mingisugune ekstra sahk on ees, et need inimesed eest ära lükata enam-vähem. Et mõtlesin, kui äge oleks see, kui sa oled seal virtuaalse rööbastiku peal ja siis rong sõidab just üle. Tahtsin siukest asja luua. Ja eeldus number 1, et see on lihtne, oli mul, tõmbasin Unity alla ja siis tõmbasin kuskilt mingi rongi alla ja olles ka suhteliselt programmeerimiskauge olnud selle hetkeni, siis esimesed paar päeva oleks aega, et see rong üldse saada liikuma ühes suunas. Ja siis ma leidsin, guugeldasin mingi häki välja, niimoodi lihtsalt liikus, läbi kõige lihtsalt liikus. Ja siis ma sain Asset Store'ist mingisuguse naise keha ka, panin sinna pikali, siis kaamera sinna pea juurde ja siis oli siuke imelik kogemus, kus sa pidid pikali maas olema, pead tõsta ei saanud, sest Oculus tol hetkel ei toetanud peaga liikumist. Ja siis olid seal maas ja siis rong sõitis üle. Ja siis üsna halb oli. Et ei olnud nii meeletu kogemus, nagu ma arvasin. Aga võib-olla see eeldus, mida siis sai siin kummutada, oli see, et kui ma algselt eeldasin, et see saab olema ilgelt keeruline, siis tegelikult nii hull ei olnudki. Mul kahjuks ei ole vist ühtegi videojäädvustust sellest, et kui halb see välja nägi, aga hea point oli see, et lihtsalt midagi sai tehtud ja siis oli endal hea olla, mingi ma suutsin panna ühe rongi liikuma virtuaalselt ja oma selle visiooni nagu mingil moel ära teha. Ja siis võib-olla see oli järgmine samm
oli see, et oli tulemas mängutöö, ei tea millal. Ja siis ma mõtlesin, et siis oli juba aeg natuke edasi läinud, siis oli järgmine versioon Oculusest, kus sai natukene ringiga liikuda niimoodi edasi-tagasi külje peale. Ja siis ma mõtlesin, et hullult äge oleks siukene kogemus, kus sa alustad niimoodi, et selle kohta mul on video tegelikult, siis mis ma ikka räägin. Igatahes saanud kannustus sellest, et tõesti ongi võimalik oma mõtte teha reaalsuseks, siis ma tegin siukse asja ja mõtlesin, et äkki inimestele meeldib. Umbes öö enne tegin. Ise ka ammu näinud seda, vaatame. Point oli selles, et sa istud tooli peal, niimoodi käed laiali. Ja siis mängus sa istud tooli peal, käed laiali. Loodan, et see on õige video. Nii, jaa. Ja sul on jalad ja värki ja käed on laiali ja käed ei liikunud, sest ma ei trackinud midagi, kes keha oli seal. Ja siis ma mõtlesin, et kui äge oleks teha inimestele kehaväline kogemus, kus nüüd astud oma kehast välja ja seal on Madis, kes ühe nupuvajutusega vaatab sulle otsa. Ja siis ma ütlesin inimesed, et astu nüüd siit kehast välja ja siis istu tagasi ja siis sõidutame sul kõrgele. Kui need käsi ikka niimoodi lehvitad seal ja siis sõidad hästi kõrgele. Ja mis tegi ägedaks oli see, et mul oli päriselt siuke 5 sentimeetrine kuubik siin all, 5 sentimeetri kõrgune, täpselt samades mõõtmetes. Ja siis inimene sai püsti tõusta. Ja siis kaotasin keha alt ära, sest ma ei saanud jalgu trekkida. Ja siis ta pidi alla hüppama. Ja kui ta hüppas alla, siis ta sai üles hüpata. Ja see kõik oli hästi kandiline, null animatsiooni. Ja kui ta 3. kord juba ära harjunud, et ma saan hüpata üles alla, siis panin 4. kord, panin pärtsi läbi põranda tema. Nüüd siin ta ei luupi mõist. Igatahes siukene katsetus ja eeldus jällegi, täna on iga asi on valede eeldustega seotud kuidagi. Eeldus oli, et said nagu varahommikul valmis, õhtul oli juba mängud ja mõtlesin mingid. See ei olnud üldse see, mis ma mõtlesin nagu. Ma arvasin mingi hull vinge, äge, aga tuli välja, et see on siukene käkk. Aga midagi muud ei jõudnud ka enam teha. Siis mõtlesin, et suva, ma just lähen ja näitan ja siis kõik vihkavad mind, aga no suva noh. Ja siis läksin kohale ja siis üllatus, inimestele meeldis. Ja ise ma ei suutnud uskuda seda, et mis mõttes, see on ju nii halb. See on ju nii halb, kas te ei näe, kui halb see on. Vaadake neid animatsioone, mu pea lihtsalt liigub kehast eraldi, ei ole normaalne. Aga tol hetkel vähemalt inimestel ja siiamaani tegelikult virtuaalreaalsus kogemus üldiselt ükskõik, mis sa näitad, on hämmastav, nii et ka siuke käkk oli hästi hämmastav ja selgus huvitavaid asju, et osad inimesed ei julgenudki selle plate pealt maha astuda näiteks. Kuigi ma neile üritasin neid veenda, et tegelikult kohe on põrand all ja nad ei astunud maha. Et siis sai jälle nagu üks siukene vale eeldus murtud, et arvasin, et kellelegi ei meeldi. Tuli välja, et kellelegi ei meeldinud. Et kõigile meeldis, kellelegi ei meeldinud. See kõigile meeldis. Loogika. Kellegile mitte ei meeldinud. Ja siis sealt sai jälle julgust juurde teha järgmine asi. Ja võib-olla mul meenub siin jooksvalt veel, mis ma olen teinud, aga... Kui pikk vahe nende 2 projektidega? Teatud, kui hästi tahta, siis otsiks üles, ma isegi ei oska öelda, ma arvan, et... Nädal, kuu... Pigem mingi paar kuud äkki. Ühes... Ja iga asi läks seal niimoodi, et okei, ma tean, ma tahan teha siukest asja, ma ei oska siukest asja teha, siis guugeldad jälle, et kuidas käib näiteks see, et sa pöörad seda Madise pead seal kaamera asukohaga suhtes nagu, et niimoodi juppides kokku sai nagu keevitatud ja läks edasi. Siis ma arvan, et järgmine asi oli, mis ma tegin, oli see, et mul oli juhuslikult üks Leap Motioni kätesensor, et oma käsi ka näha virtuaalreaalsuses. Ja neil tuli just mingisugune uus software update välja ja sellega seoses ka väike jam, et kasutage meie uut update'i mingisuguse mängu tegemiseks ja siis läheb hästi. Ja siis ma jälle mõtlesin, et normaalne 2 magamat tööd ja olemas. Aga seal on esimene eeldus,
oli see, et teeks siukse jenga mängu, kus on vist see, kus tõmbad neid klotse ära ja loodad, et torn ei kukku ümber. Ja siis tegin hästi kiire prototüübi, sain aru, et see käte trackimine on nii hullumeelselt mööda, et kui sa üritad ühte klotsi sealt võtta, siis alati lendab terve see torn ümber. Siis mõtlesin, okei, tuleb teha midagi labasemat. Et see on hea eeldus, et kui sa arvad, et sul mõte on hea, siis testi ja siis saad teada, et ei ole erinevatel põhjustel. Aga siis ma mõtlesin, mis üldse on äge nende kätega teha ja ainukesed tech-demod, mis ma olin näinud, olid siuksed, kus sa null gravitatsioonis ja näpid mingeid asju. Siis ma mõtlesin, kuidas sellest teha mingisugust mängumoodi asja. Ja siis ma tuli meelde, et vanasti oli Nubagadi, kus sai munasid korvi püüda, siukene 2D arkaad shooter. Ja siis ma tegin midagi selle laadset. Et jällegi VR-i peal, sest see on ainuke asi, kuhu ma oma aega raatsin panna. Story siis seal taga oli see, et see nüüd uuendus oli see, et sa nägid oma päris kätt, aga ta oli nagu mängus ka füüsiliselt olemas või said mängu maailma oma päris käega näppida. Ja seal ümber oli alati siukene glow või hägu ja siis ma mõtlesin, et aga ma teen selle roheliseks ja siis ütlen, et see kõik on hästi radioaktiivne. Ja eeldasin, et ma teen selle kiiresti valmis, läks palju kauem, aga jõudsin ikkagi tähtajaks valmis. Siin oli veel üks vaheeeldus oli see, et kui sa teed siukse ägeda mängu mingisuguse mänguürituse jaoks, siis kindlasti kõik bändid tahavad sulle anda taustalugu tasuta kasutada. Ja siis ma leidsin ideaalse loo ja kirjutasin neile ja ütlesin, et andke nüüd palun mulle see lugu. Siis ütlesin, et ei anna. Ja siis ma võtsin ühe teise loo. Kas siin on heli ka või? See on SoundCloud sealt jah, kuskil, okei, ma panen ikkagi nii asjus. Igatahes story on siis see, et ülevalt langeb mingisugust jama sulle kaela ja sina pead sealt eraldama siis plutooniumi vardad kõigest muust. Sest korrus allpool töötavad inimesed ja neil on väga halb, kui neile kukub radioaktiivne mateeria pähe. Sa pead tõmbama neid endale. Et mängisin sellega siis, et kõrgel on äge olla ja tundub hirmus ja samas saad kätega seal hästi aeglaselt asju krabada. Sest tol hetkel oli see leap motion oli natukene tehniliselt jälle kehvem, et kui sa käe liiga kaugele panid, kadus ära. Kui sa käe liiga nagu kiiresti või imelikult liigutis, kadus ära see käsi. Ja siin mängul on, mõtlesin, kuidas teha hästi lühikeseks niimoodi, et ma ei peaks pikalt progema, et siis siin on 2 varianti. Kas sa päästad kõik need plutooniumi vardad endale sülle ja siis sured ära, sest sa said radioaktiivsuse üledoosi või siis lased mõne mööda kukkuda ja siis alumised surevad ära, aga sina jääd ellu, sest sa ei saanud üledoosi. Juhhei. Eeldus oli see, et jällegi super halb asi, et kellelegi ju ei meeldi, aga läks nii hästi, et sain endale veel ühe leap motioni sensori. Et seal Jamil osales mingi hulk inimesi ja see mäng ei olnud kõige halvem, vähemalt nende mingisugune žürii arvates, et siis jälle minu eeldus purunes ja sai täitsa vahva asja kokku. Kuidas selle bändiga oli, et see oli välismaa bänd? See oli mingi välismaa bänd, aga seal oli, neil oli ekstra minust. Võib-olla ma tõmbasingi lõpuks mingisuguse royalty free music side'i pealt selle, kus ma siin kindel olla, et siin ei tule keegi plõksima. Aga see, millest ma küsisin, oli jah mingi välismaa instrumentaalbänd, kelle lugu sobis nagu nii täpselt. Ja siis ma mõtlesin, et võtan ühendust nendega ja ütlesin, et ma kirjutasin neile otse ja ütlesin, räägi manager'iga või selle produtsi või selle agendiga, et läks väga pikale ja siis ma ei hakanud. Teine lugu on ka hea. Aga siiamaani ma olin teinud asju siis üksipäini ja siis järgmine projekt oli siuke, et mõtlesime, et teeme ühe tüübiga koos. Võtame mingi hästi lihtsa asja ette, aga uues mängumootoris. Et kui eelmised asjad tegid Unity'ga, siis mõtlesime, et lähme Unreal'i peale, see tundus nii äge. Ja teeme siukse laboriroti simulaatori, kus sa saad olla laborirott ja käia erinevates katsetes. Ja taustaks võib panna sellega mängima. See nüüd on remasterdatud versioon, et see on ka üks asju, et kui sa arvad, et
vale eeldus, et kui sa arvad, et esimene kord, kui sa mängu lõpuni valmis teed, on ta valmis, siis see on vale. Siis sa lõpus saad aru, et sa teed kõik uuesti kohe, et teha paremini. Ja siis sa teed seda niimoodi mitu tsüklit ilmselt. Aga siin on võib-olla huvitav lugu on see, et jah, 2 inimesega tegime, kumbki eeti mängumootorit ei tundnud, nii et tegime hästi palju hästi koledat koodi ja siis tegime ümber ja siis, kui pidime mõlemad nagu üksteise seda tööd vaatama pärast, siis kumbki ei saanud aru, mida teine on teinud. Aga võib-olla see eeldus, mida siin murda on see, et me mõtlesime, et kuidas me saaks selle töö eest ka nagu mingisugust tasu, et me ei peaks päris niisama tegema seda. Ja siis me kirjutasime Haridus- ja Teadusministeeriumile, nagu te näete siin on sildid seina peal, kirjutasime teaduse populariseerimise projekti, et me tahame lastele näidata teadust läbi nende enda silmade. Ja siis me saime täitsa natuke raha, et seda siis teha. No miks inglise keeles on mitte eesti keeles? See on tegelikult kahekeelne praegu internetis jagamiseks laiale maailmale on see ingliskeelne versioon ja on olemas ka eestikeelne, mida on näidanud siin ja seal. Ühesõnaga üllatus oli jälle see, et me eeldasime, et niikuinii ei saa, aga see oli välja, et sai. Huvitavat infot ka, seda ma teadsin. Huvitavat infot. Jaa. Tegime eeltööd, et need kõik katsed on tehtud päris teadusartiklite põhjal. Ja siin on tegelikult, ma mõtlen, sellest on vist uus versioon mul ka. Vaatame. Siis see on kõik veel Oculus'e peal, aga siis sai porditud ühel hetkel ta HTC Vive'i peale ka, aga ma mõtlen, kas meil on sellest üldse video. Et siis ta oli siukene room scale kogemus, et muidu oli hästi halb see, et sa pidid puldiga liikuma, aga siis kõige viimases versioonis sai täitsa ise ringi astuda. Aga jah, põhiline eeldus siin oli see, et kui sa arvad, et keegi ei taha sulle raha anda selle eest, siis küsi ikka, äkki õnnestub. Äkki ikka tahab. Et ükski idee ei ole liiga hullumeelne ja võib-olla mõnikord ongi parem küsida nende hullumeelsete ideede eest, sest žüriid, kes neid toetusi välja jagavad, nad ka iga aasta tuleb üks ja sama mingisugune punt inimesi, küsivad üks ja sama summa raha ühe ja sama mingisuguse flyeri tegemise eest, siis on põnev, kui vahepeal on midagi uut seal. Ja näiteks, et see oli tehtud Psühhobussi alt ja aasta hiljem vist küsisime ka raha, aga hoopis nagu igavam asja peale ja siis ei saanud. Et tasub olla natukene hullumeelne. Kuidas see kaasamine siis oli, et tegite taotluses, siis anti raha? Pidite pärast näitama ka, et mis te tegite? Pidime pärast näitama, seal on ka litsents, et kõik, mis me tegime, pidi olema siis pärast nagu vabalt ligipääsetav, kes tahab, siis me saame kõik asseteid ja skripte põhimõtteliselt anda. Müüa ei tohi? Müüa ei tohi. Palju raha oli? Meil oli mitu projekti veel kokku, me tegime sellega mingisugused animatsioone, nii et võib-olla selle VR-i osa peale jäi mingisugune 2000 € äkki. Töötunde läks sinna alla meeletult palju, nii et kui see jagada ära lõpuks ja 2 inimese peale, siis selle lihtsalt mingisugune söögiraha võib-olla seal arendusööde kõrvale. Aga idee ise on ilus, et tõesti riiklikult rahastatud VR kogemus hariduslikel eesmärkidel. Lähtekood on küll saada siis, jah? Lähtekood, kui ilusti küsida, siis saab, jah. Kuigi see on hästi kole kood. Põhimõtteliselt. Aga siis nad nagu ei forsseeri seda, et see peab kuskil üleval olema, vaid siis kui keegi küsib, siis seda läheb. Jah, ta on üleval meil, kui ma ei eksi, siis mingi vana versioon on üleval. Vaatame isegi, jah, siuksel panime ka nagu siia portaali kuhugi ülesse, kus ongi võimalik asju alla tõmmata, aga see oli hästi vana, see on TK2 versioon veel. Kas see on ikkagi pild ju? Jah. Aha, ma küsin nagu lähtekoodi kohta. See on küsimise
see on olnud kirjas, et peab olema avalikult kättesaadav et kui keegi küsib, siis me anname. Mina sain nii aru sellest. Kui te seda nagu edasi arendate, siis saab. Ahah. Ma arvan, et see toetus oleks selle peale, mis siiamaani on tehtud. Et kui sealt midagi edasi kasvab, siis see on juba midagi muud äkki. Aga meil endal ei ole plaani praegu seda konkreetset asja teha. Aga see oli esimene Unreali projekt, jah? Jah, see oli niisugune super kokku häkitud versioon. Aga mis sealt kogemus sellest tuli? Kogemus meile? Või see eeldus või? Ei, no ütleme... Mis oli see vale eeldus? Unreali kasutamist, et rohkem Unity kasutamist aasta või... Me läksime üle vist sellepärast, et seal oli võimalik teha visuaalset skriptimist rohkem ja võib-olla olid mingid nägi ilusam välja. Aga nüüd ma ise kasutan vastavalt projektile seda või teist, et kui ma ülikoolis siin teen mingisugust tööd või juhendamist, siis tudengid on 2 lehte, et kes ühte, kes teist ja vastavalt enda huvidele või eelsoodumustele, et siis natuke jagan mõlemat Unreali natuke rohkem. Aga võib-olla siit ongi järgmine punkt, mis ma suuks ise välja mõelda, et kus ma nüüd olin siis siukene pigem mingisugune nõuniku rollis, oli loomehäkk eelmise aasta alguses vist, toimus Tallinnas ja seal oli ka üks tiim, kes tahtis teha virtuaalreaalset muuseumi kogemust, mis näeb välja umbes selline, kus alguses klõbistad enda mingisuguse küsimuse sisse, et siukene standardsüsteem, kus erinevad muuseumid võiks teha siuksi viktoriine küsimustega ja siis andmebaasist kuvada erinevaid vastusevariante ja siis minna niimoodi õhustiku truusse keskkonda nüüd seda viktoriini mängima. Et siin oli küsimus, et jah, mis asi ei kuulu esimesse maailmasõtta ja siis sa said pilguga valida, samal ajal kuulid vihisesid ja tankid sõitsid ja ema Theresa vaatas üle sinu. Kus need asset'id soodud? Enamus neist on see on Unity projekt ja see oli Unity Asset Store'is mingisugune open world hack või midagi siukest. Et ühtegi asja siin käsitsi ei modelleerinud. Võib-olla jah. Võib-olla siin see õppekoht oli see, et me saime selle 48 tunniga, mis me seal häkil tegime, saime siukse prototüübi valmis täitsa, me saime laval näidata seal, kui oli lõppesitlus. Meie eeldus oli see, et niimoodi häkk käibki on ju, et sa 48 tundi, sa häkid midagi kokku ja siis näitad, et vaadake, meil on töötav prototüüp. Ja enam-vähem iga teine tiim seal häkil lihtsalt näitas pilte ja ütles, et siin on siukene menüü, siin järgmine pilt on see, et siis nüüd juhtuks see umbes ja siis meil on üks pilt veel, ja siis tuleb siuke asi. Ja siis nad kraapisid kõik auhinnad kokku. Me saime mingi kunstilise eripreemia, ühe meini saime. Sest me enam-vähem mingi koodimisega seal. Aga siit saab kohe mitu eeldust välja rookida sellest näitest. Üks on see, et mõnikord sa eeldad, et sa võidad häkil mingi auhinna, aga tegelikult tuleb välja, et sa võidad hoopis rohkem tööd. Et selle sama loomehäkil oli niimoodi, et 3 tiimi valiti välja mingisugusele suurele Europeana auhinnale, kus oli 25 000 eurot, mis jagatakse nende vahel ära. Ja siis me olime üks nendest 3-st. Ja siis kuna see häkk oli aasta alguses ja siis hakkasid läbi rääkisime, mis me üldse siis palju me tahame ja mis me selle eest teeme. Siis need arutelud olid hästi pikad. Fun fact oli see, et nendest 3 tiimist üks läks nende Europeanaga täiesti tülli, ei saanud vist midagi. Teisele öeldi, et aga võtke lihtsalt üks väike õppereis ja meile anti siis
küsisime vist umbes 10 000 kanti ja saime sellest mingi äkki 7. Aga selle nimel pidi hästi palju tööd tegema ja rabelema ja arutama seal. Ja näitama kogu aeg prototüüpide edasiarendusi ja mingi andmebaasidega sidumist ja nii edasi. Et üllatuslikult palju pidi rabelema, et seda auhinda kätte saada siis. Ja teine eeldus võib-olla on see, et ära eelda, et sinu idee on kohe kõige parem alguses peale. Et kui sellel tiimil oli mõte, et me teemegi siukse paketi, see on vaheküsimus. Jaa, tiim mõtles, et me teeme siukse paketi, kus iga muuseum enam-vähem saab algselt nagu sama süsteemi, haldussüsteemi, mis on lingitud nende enda andmebaasiga või suure europeana andmebaasiga, kus on hästi palju asju sees. Ja siis vastavalt sellele, et kas ta on mingi tervishoiumuuseum või ajaloumuuseum või ma ei tea, sõrmeküüne muuseum, on siis see keskkond siukene kas sõjateemaline või loodusteemaline, aga üsna standardne, et siis muuseumid saaksid võrdlemisi odavalt teha endale siukse VR-atraktsiooni. See oli see suur idee ja eeldus ja reaalsus oli see, et kõik muuseumid ikkagi lõpuks jõudsid sinna, et mingi aga kas te ei saa meile teha nagu custom värki, see üldine on äge ja cool, aga me tahaks ikka täiega just seda enda pealuud siia sisse nagu, sest see on nii oluline neandertaalsel see mingisugune kolb. Et kuigi et teeme standardiseeritud asja, mis aitab meil ühe korra teha nüüd arendust, mitte 10 korda eraldi iga ühele, et see kõlab hästi, aga see ei läinud peale üldse sellele kontingendile. Võib-olla koodi ju ei pea muutma enam. Et see oli ainult siis selle stseeni loomine. No me lootsime, et see on ainult stseeni loomine, aga muuseumitel oli kõigil tegelikult väga erinevad huvid ja soovid. Mul on tegelikult 2 küsimus. Esimene on hästi lihtne, et kas tasuta assetid VR-is on piisavad? Ütleme, et kui seda edasi teeks või... Ja nad nägid ikka väga korraldad välja. Et see on siin 48 tunni tagajärg. Nad saate 7000 selle? No selle asja edasi arendamiseks. Siis veel samad asjad? Ja nad ikka, kui me tegime Eesti ajaloomuuseumile, ma kohe leian, kes on käinud Eesti ajaloomuuseum, mis on Tallinnas vanalinnas. Siukene hästi ilus suur maja. Ja siukest maja sa naljalt Asset Store'ist ei leia. Siis seal me tegime käsitsi. Siukse väga ilusa, vaatasin Google Street View'st, et kuidas see maja välja näeb. Väga põhjalikult pingsad võin unes joonistada teile ette selle maja. Siis tegime natuke fancy mu intro. Ja siis tegime neile siukse natuke custom lahenduse, aga siiski väga sarnase eelmisega. Tagantjärele vaatan, et see on väga halb intro, sest VR-is olla pimeduses on väga ebameeldiv. Nii, aga Tallinna vanalinnas on siuke maja, mis tegin käsitsi nagu sisse. Aga mingid assetid on ikkagi suht kelpad veel. See oli jällegi nagu prototüüp. See hobune. See hobune oli parim. Ja oota, kas tõrvikut oli naeru suud? Ei tohiks olla. Kui siis hambad oli, see on vidu. On nagu veits rohkem elu. Ja kui nüüd saab sisse minna sinna... Ja vaata oli nüüd hambad. On jah. See tundub sulle nii, see on illusioon. Nii, ja nüüd peaks saama kuidagi sisse krõtsi. Mis see maja all pidi olema. Kõik selleks, et küsimustele vastata. Ja siin need blogud oleks siis tendeks, et küsimustele vastata, mingit draakonit oli vaja, siis ma kiiresti leidsin mingisuguse krahvi. Kus ta silmad? Silmad on väiksed. Ja kui sa valesti vastad, siis ta sülgab sulle tuld. Siuksed gamificationid, võib-olla nagu veel üks eeldus oli see, et teeme nagu surm lihtsa mängu ja siis inimesed saavad hakkama, aga osa tiimist käis seda seal siis prototüüpi demomas inimestele nagu tavalistele muuseumi külastajatele ja siis väga kiiresti sai selgeks,
et kui sul on 67-aastane Filipiini vanatädi, siis ta ei oska mitte midagi teha selle VR-iga. Et kuidas sa teed nii lihtsalt kogemust, et aru saaks sellest, siis see jäigi nagu ka üheks suureks takistuseks seal. Jah, ühesõnaga, et ilmselgelt meil ei olnud content modelleerijad tiimis. Aga igatahes praeguse hetkega see projekt on suhteliselt omadega läbi. Ma tuleks enda teise küsimuse juurde. Jah. Mis sa arvad, see on natuke raskem, et kas see, et need tiimid, kellel on 3 pilti ja siia tuleb see ja siia tuleb teine asi, võidavad hackathonidel sellepärast, et žüriid tekivad oma visioonid, mida sellest saaks teha või siis nad annavad raha, et nagu isiklikult põhjustel. Või siis see, et see tiim on lihtsalt nii palju rohkem seda kõike läbi mõeldnud ja ei ole hakanud nagu midagi kokku häkkima enne, kui nad tõesti kõik analüüsivad, et nende see programmeerimise aeg on olnud hoopis analüüsina. No tüüpiliselt need tiimid tekivad siis, kui sul on lihtsalt 20 disainerit tiimis ja mitte ühtegi programmeerijat. Ja siis neil ei olegi muud ei jää üle, kui lihtsalt joonistada ilusad pilte ja mõelda, et noh, see võiks minna nüüd teha käia niimoodi. Ja siis lähed andmebaasi, võtad sealt andmed ja kuidas see täpselt käib, programmeerija teeb ära. Aga siis see ongi rohkem see, et lihtsalt disain on nüüd palju parem võrreldes sellega, et kui teil on lihtsalt funktsionaalne asi, mille disain ei ole liha. Ja, no ideaal minu arust häkkil on see, et sa saadki kokku siukse tiimi, kus sul on kõik oskused olemas, et disainer teeb selle ilusaks ja programmeerija teeb selle toimivaks. Ja nagu enamustel häkkidel, kus ma olen käinud, ongi niimoodi, et sa ei saa enne üldse projektiga alustada, kui sul ei ole kõiki kompetentse kaetud. Et sul ei saa tekkida olukorda, kus sul on ainult 4 disainerit ja 1 turundaja. Ja seal tekkis? Seal, jah, tekkis sujuvalt. No meil on ka tiimis on meil juhtunud 4 programmeerijat tiimis või 5 modelleerijat tiimis. Mis on mõnda seda, et see on nagu žürii seal, siis lihtsalt meil on nagu see disain jõuab rohkem kohale tegelikult kui see, et keegi programmeerib midagi, sest nad ise disain ongi mõeldud inimesele kohale jõudmiseks. See, kui sul on see funktsionaalne asi, mis võib-olla on lihtsalt tõesti 2 minuti järjest programmeerimist, siis ei jõua lihtsalt kohale, sest disain on nõrgem kui muu. Isegi kui sul on 3 pilti. Eks sõltub žüriist. Mina ise olen just sellest alati rabatud, kui sul ongi päriselt, sa oled 2 päevaga teinud mingi tehnilise probleemi ära lahendab pigem. Et Garage 48 esimene, mis toimus Tartus, oli selle hardware ja artsi eriteemaga, et teeme midagi füüsilist. Seal oli üks legendaarsemaid asju, oli lummepissiv robot. Sest lahendati suur probleem ära, et aafriklastel on probleem. Nad ei saa lasta lumme sõnumeid. Ja siis nad ehitasid siukse veebipõhise rakenduse, kus joonist oma pildi ja siis nad tegid päriselt tohutu suure robot käe, siis siirgeldas selle lumme. Tehniliselt hästi keeruline, objektiivselt hästi mõttetu, aga cool oli näha, et nad olid viitsinud seda teha ja see töötas kõige tähtsam. Ei näinud võib-olla kõige elegantsem välja, aga töötas. Natuke lasi mööda, aga töötas. No siis oli väga tõelt kuulda natuke siin. Aga võib-olla see eeldus, mida siin murda on see, et selle projekti, Quizi projekti puhul, et ära eelda, et sinu algne idee on kohe kõige õigem, et Steam oleks võinud ka muuta oma suunda, aga nad jäid lõpuni kindlaks, et me teeme seda või ei tee üldse, nii nad ei tee üldse. No samas tegelikult reeglina enne lõppu ei saagi teada, siis viimane liht tegelikult on nii palju jõudnud projekti. Algus on alati selline päris abi. Täna võtad siis, kui sa disainid väga palju? Nagu võtad disainerit, kes kõik projektavad ennast? Minu arvates ikka imelik, et sellise asjast on natuke mingit konkreetset prototüüpi, aga samas me ei ole kunagi häkatonid. Üksteist pool, kui palju sa mõtled lõpuks, kui tegema hakkad, läheb ikka kõik hästi. Hästi projekt võtab enda suuna ja midagi vast on. Jah, siin on siis võib-olla ongi järgmine punkt on, vist oli järgmine projekt see, mille tea,
kus tekkis idee või tekkis vajadus sihukese asja järgi, et inimestele anda kogemus avalikus esinemises ilma päriselt avalikult esinemata. Ehk siis miks mitte teha seda virtuaalreaalsuses. Siin on launch trailer. See muusika on copyright. See on mitte. Võib ära mainida, et see on Kevin MacLeod. See algus on nüüd äkki ka kuidagi eelmise aasta alguses võib-olla. Oota, kas see treening toimib ka? Teadusartiklid näitavad, et toimib. Teadusartiklid selle mängu põhjal. Jah. Aga siin me tegime veel igasuguseid vahvaid asju, mis saab rääkida. Mic drop. See on põhiline. Kui sa demosid avalikel üritustes, siis juba naljakas minu arust, sest inimesed, kes seda mängu mängisid, tegelikult ju esinesid publikule nii-öelda. Et seal oli veel inimesi ruumis. Jah. Ja. Selle mänguga läks nii nagu kõikide teistega, et sa teed ühe korra valmis, vaatad eriti kole ja halb, siis teed uuesti. See on veits vähem kole ja halb, aga ikka kole ja halb. Ja siis teed veel kord uuesti. Aga võib-olla siin kõige suurem siuke õppekoht oli üldse, et see oli jälle tehtud nagu mingi tiimiga koos, jälle mingi uus tiim, aga seal me kõik eeldasime palju rohkem asju, kui oleks võinud eeldada, oleks võinud hästi palju läbi rääkida alguses, et see on hea asi, mida meeles pidada. Kui sa hakkad mingi projektiga pihta, siis räägi alguses ära, kes mida üldse teeb ja mis see lõppeesmärk on, sest selle projektiga algne eesmärk oli teha lihtsalt mingitele psühholoogidele üks väike tööriist, sest me teame teadustöödes, et see asi töötab, aga meil ei ole ühtegi päris head nagu äppi, mida ise kasutada, sest täpselt nii ongi, et teadustöö raames tehakse mingi programm valmis kuskil laboris, kasutatakse, vaadatakse, näe töötab ja siis see programm jääb kuhugi sinna riiulile, sest ta ei ole mõeldud kunagi nagu kommertskasutuseks või kui on kommertsvärk, siis ta on tehtud võimalikult laiadele massidele, ehk siis ta on mobiilne VR. Ehk siis jällegi nagu, nii kui sa pead liigutad, sul hakkab halb. Ja siis me tahtsime teha midagi, kus sul ei hakka pead liigutades halb. Ja siis sellest kasvas välja mingisugune idee ühe siukse turundus- või äriinimesega, et teeme siis juba firma ja siis selle firma alt saab seda turustada ja kõik on hea. Ja siis me arendasime seda asja natukene nulli eelarvega ja siis tegime natukene paari tudengi lõputööd selle raames, et testida, kas siukene virtuaalse publiku ees seismine on efektiivsem kui niisama VR-iga mängimine antud küsimuses. Ja see efekt vist leiti täitsa, siin on need tööd valmivad nagu niimoodi lähinädalatel. Ja me testisime veel seda, et kas ilusam versioon sellest mängust on parem kui koledam versioon sellest mängust, et see, mis siin oli siis nii-öelda tinglikult ilusam, et inimestel on täitsa mingid varjud mõnikord isegi või mingid varjundid ja see oli koledam versioon, kus kõik oli unlit materjalid, hästi kole, inimesed olid kivikujud tarbinud silmadega ja siis üks tulemus, mida ma mäletan, oli see, et koledam versioon töötas paremini. Ja ehk siis jääb üle sealt arutelust lugeda, et miks see nii võis olla. See on brändi välja. Võimalik, et sul on vaja teha kas väga ilus asi või siis üldse mitte üritada. Aga et selle projektiga läks siis niimoodi, et ta vindus hästi pikalt, sest see tiim ei suutnud ära otsustada, mis me teeme sellega, siis kellele me seda müüme ja nii edasi. On see siis nagu psühholoogidele või see on nagu tavainimestele või ta on üldse poliitikutele, kes tahavad rohkem hääli püüda või ta on, ma ei teagi, mingisugustele, ma ei tea, sõduritele, kes tahavad, ma ei tea, mida teha, sõjakõnet pidada. Ja see hästi palju varianti oli laual ja varianti tuli ainult juurde ja juurde, vähemaks nagu jäänudki ja siis ma mõtlesin, et no suva paneme lihtsalt Steam üles odavalt ja äkki kellelgi on päriselt sellest kasu, on ju. Ja siis ta on seal ja nüüd ta lihtsalt on seal ja me ei update'i teda, ta lihtsalt on seal, kole ja katki, lihtsalt on seal
ja ilmselt jääb sinna ja teenib 2 euri kuus. kuigi sellest võiks teha mingisuguse suure impeeriumi, kui oleks selgem suund ees võib-olla. Aga kuna see alguses ei saanud läbi räägitud, siis ta ongi praegu sukene projekt, mis lihtsalt hõljub kuskil. Ühesõnaga eeldus on see, et kõik saavad kõigest samamoodi aru. Reaalsus on see, et ei saa. Tuleb rääkida, arutada ja panna strateegia paika võib-olla enne isegi, kui sa seda prototüüpi tegema lähed. Sest muidu pärast on palju segadust. Kas te teaks nagu praegu võtta selle olemasoleva prototüübi või mis iganes, kuidas kutsud seda ja siis Alfa jah, ja siis panna mingi suund paika sinna. Kui leida mingid teised inimesed, kes selles mõne läbi peavad. Teised turundajad või teised arendajad või teised? Kas ma saan praegu on lihtsalt see, et on mõniks inimesi seal, mingid inimesed seal projektis, kellel on kõigil oma arusaadest asjast ja kuna teil ei ole üldselt aru saama, siis see ei lähe kuhugi edasi. Aga kas ei oleks nagu variant, et selle projekti või teine võtad mis iganes ja panete mingite teiste inimestega, võib-olla samale inimestega, kes seda asja paika, aga mitte kõigi samale inimestega, kes teistsugused aru saavad, siis on jälle konflikt nii ja siis läheb edasi. Ma arvan, et selle praegune tulevik on selline, et ta seal on, võib-olla mõni inimene kasutab seda ja leiab isegi sellest mingisugust praktilist väärtust, aga kommentaare ka olnud selle mängule Steamis või mixed reviews minu arust, et osad arvates on see, ta on mingi 8 euroga üleval, sest mõtlesime, see on nii niši värk nagu, et massid niikuinii ei osta ja kes väga tahab, see ostab. Et see osade jaoks on mingi super overpriced, teine ütleb, et ei ole ju nii overpriced ja kolmas ütleb, et kehva on ja neljas ütleb, et no ei olnud ju üldse nii halb, et isegi täitsa hea, kui paar asja ära parandada. Aga meil ei ole ei ressurssi, aga ka nagu võib-olla minul ei ole enam nii palju huvi või aega sellega tegeleda. Ja kui keegi teine peaks selle koodi poole lahti võtma, siis ta lihtsalt saab surma, ma arvan. Pea plahvatab. See on see häda, et alati kommenteeriga oma koodi ja tehke asju loogiliselt. See on võib-olla ka, mis viib mu sinna 2 järgmise punktini. Mul on veel 2 punkti jäänud. Üks neist on üks hiljutine projekt Raimondi aines, mis on, ma isegi ei seleta praegu, mis näitan videot. See oleks siuke laborindis kolamise mäng. Tüüpiline tegema. Aga kui sa liigud, siis seinad liiguvad. Ja kui sa haarad asju, siis need asjad vahepeal on teised asjad. Ja siis gravitatsioon on natuke imelik. Ja kui sa liigutad pead, siis värvid muutuvad ja siis sa pead liikuma, et seinad liiguks õigesse kohta ja mõni sein silab eest ära, kui sa tema poole lähed, et see on imelik ja ma tunnen, kuidas mul hakkaks halb. Ja päike liigub 2 korda kiiremini kui sinu pea pööramised ja siis see on nagu teadlikult, jah? See on ei juhtu, siis kogemata läks nii. Ja see ongi võib-olla see, mida siin öelda, et eeldus oli see mul, ma tahtsin teha sellist mängu, kus oleks nagu kiiret kogemust, kus oleks võimalikult palju erroreid sellest, võrreldes sellega, mis sa nagu eeldad, et juhtub. Ja kui sa eeldad, et sa oled seal labürindis ja kõnnid otse, et siis saad nagu asjade vahelt läbi minna, aga asjad liiguvad kogu aeg kaasa, et hästi palju on segadust. Ja eeldus on see, et värvid ei muutu või vähemalt sina ei kontrolli seda värvi muutust, aga seal mängus värv muutus ja muud asjad, aga point on selles, et ma eeldasin, et ma ei tea, hakkame kuskilt pihta ja siis tuleb nagu tegemise käigus neid häid ideid nii palju, et jääks ära teha, aga siis tulemus oli see, et oli suht random asi kokku. Ma ise ütleks, et jah, et ma ise väga uhke ei ole selle üle, sest võiks palju vingemalt teha, kui nagu enne mõelda ette, mida tegema hakata. Aga see oligi see probleem, et sellist asja on väga raske ette mõelda. Jah, seda on sama raske ka niimoodi jooksu pealt välja mõelda, sest kui sa ei tea nagu, mida sa teha tahad, siis tuligi imelik äkk. Mingid eesmärgid, nagu sa ütlesid, et asjad muutuksid nii nagu inimene ei eelda,
muudatused VR-is kõik efektiivsemad on, seda ei tea. Nagu see kvantatüüpimise värk. Siis ma mäletan, see tegid umbes hakka nagu ümber enne. Aga jah, et halb oli see, et ma alustasin nagu suht nulli ideega ja hakkasin tegema ja siis esimesed prototüübis ma näitasin ja ka hoopis teistmoodi, et mingid teekannud seal ka muutsid kuju ja suunda ja värvi ja siis... See oli sul esimene idee lihtsalt. Jah, aga siin oleks palju mõttetut aega võib-olla, et seda teha, kui oleks võinud mõelda rohkem läbi. Jah, ja siis võib-olla jõuabki selleni, et see viimane projekt, mis mul on siin olnud, on sellest, et kui sa mõtled asja läbi, siis alati korruta see potentsiaalne ajakulu X arvuga, mis ei ole üks, sest aega läheb oluliselt rohkem ja mis iganes eelarves on, see läheb lõhki. Informaatikas on selleks arvuks pi. Pi? Aga umbes siis eelmise, mis meil praegu on, ütleme talveprojekt siis oli teha siukene rannavalvemäng, mis oli ka algselt hullult lihtne, paberi peal vaatasin mingi paar ohuolukorda, mis tuleb siis tuvastada ja müts pähe, muidu saad päiksepistet tunda. See on midagi uuem versioon? See on uuem versioon, kus me testisime oma sihtgrupi peal, mis on 10-aastased lapsed, kes mängisid seda mängu hoopis teistmoodi kui täiskasvanud. Lapsed jooksid ringi ja sattusid keskkondades või nagu kaardi sellistesse kohtadesse. Nii, ja siis oleme ehitanud siin õppemomendi sisse, et kui sa viskad valesid asju, siis on halb. Kui viskame õigeid asju, tohime alati käepidamist kinni või paneme isegi jala alla selle. Ja siis on inimene päästetud. Aga selle programmis on hästi palju olnud keskkonna muutmisi, koodi ümbertegemisi ja tagasiside põhjal jälle asjade muutmist. See ajakulu on olnud väga metsik. Ja kui teha sellist tükihinnaga tööd, siis see on lõpuks kummitab lihtsalt sind, et pean veel kord selle projekti avama. Ja taevas on ilus sees. Ja taevas on see hästi ilus. Ja veega me oleme ka väga rahul. Ookean on täiesti vahva. Ma vaatasin koer. Et siis Päästeamet andis meile olukorrad ette teha. Siin oli nagu hea oli see, et me alustasime seda Global Game Jamil. Kes ei tea, siis tulime siia kohale teise lugejaga. Mõtlesime, et ükskõik mis teema tuleb, me teeme seda mängu. Ja siis tuli välja, et teema on Waves. Ja siis me tegime seda mängu. Ja ütlesime 2 päeva kuskil kaugele ja siis ülejäänud aeg oli selleks, et kõiki neid vigu parandada, mis me algselt tegime. Ja nüüd ma loodan, et sellest projektist on nagu veel ainult üks iteratsioon veel puudu, et ta valmis saaks. Tundub. Aga jah, see eeldus oli seal see, et mõtlesime peale pisikese asja ja siis lõpuks läks jõhkralt üle aja. Ja nüüd ongi, ma vaatan teiste progejate projekte ka ja näiteks üks tüüp tegi siukse jäälpindimise simulaatori, mis on ülilihtne, aga näeb ilus välja, siis ma küsisin, kaua tal aega läks, et mingi 3 nädalat siukest intensiivset tööd ja siis see paneb kõik konteksti minu jaoks, kui ma tahan midagi natuke suuremat teha, siis alla kuu aja ma ei saa midagi valmis. Et nüüd näiteks olen tegev siukses organisatsioonis nagu Futuroom ja seal on meil probleem praegu see, et inimestel on vaja õpetada neid VR-i seadmeid ja pulti kasutama ja ükski olemasolev õpetus ei ole nagu väga mõistlik, meile tundub. Ja lisaks kõigile ei ole eestikeelne. Et siis mõtlesin, et ma viskan kokku ühe õhtuga asja ja ilmselgelt esimene õhtu oli selleks, et saada sinna Unreali venekeelset kirillitsat sisse. Nüüd ma sain,
ja nüüd järgmine samm on siis hakata üldse välja mõtlema, mida ma tahan siis seal programmis näidata. Et tõenäoliselt nagu, kui saaks, see peaks olema mingi minutiline siukene lihtne mingi demokene. Ma arvan, et kui saaks paari nädalaga selle tehtud, siis ma olen väga uhke enda üle. Niimoodi, et kood on enam-vähem loetav ja ta juba läks natuke käest ära mul, et ma juba pean hakkama nagu redisainima. Kas Valvel endal oli vist enam asjalikum? Tal on enam-vähem, aga see on siukene briti aktsendiga kera, mis räägib sulle, kuidas asjad käivad. Jaa, aga sealt just neid elemente ära võtted. Ei, ma olen elemendid kõik sealt varastanud juba, aga ma tahaks teha jah, et oleks meie enda näoline ja vahva ja mitmekeelne ja siis me saaks seda tootena müüa ka teiste arkaadidele ilmselt. Need väga õpetlikud aastad on olnud, et ühel heal päeval võib-olla teen midagi kasulikku ja hittmängulist ka, aga enne seda õpin jätkuvalt. No see vetelpäästemäng, kas see ei ole kuhugil üles pandud? See on, seda peab siis hakkama rääkima selle samusega Päästeametiga, et mis nad siis lõpuks tahavad, et nemad on need tellijad põhimõtteliselt. Ma arvan, et mõistlik oleks, kui see oleks kuskil üleval, et kes iganes tahab proovida, saab ka kodus treenida oma vetelpäästeoskusi. Aga esmane eesmärk on, et seda saaks näidata kuskil päästepäevadel. Käisin ükspäev elu esimene VR demo Lumesajus oli meil hiljuti, siis kui tahtsime Tartu siin depoos, et meil oli mingi 3x3 telk ostetud selle jaoks, et need seadmed püsti panna. Ja siis õnneks oli hästi päikseline päev, nii et me nägime kohe ära, et see oli valge telk ja sealt tuleb see infrapuna valgus nii jõhkralt läbi, et pidime seal mingi 4-kordsed seinad ehitama, et üldse süsteem töötaks. Et jälle eeldus, et iga suvaline telk kõlbab ja siis me testisime selle eelduse läbi ja tuli välja, et ei kõlbanud. Ja see oli just see päev, kus päike paistis ja oli ilus ja lumi sadas. See on see esmane värk. Et tore on, et katsetatakse siuksi innovatiivseid meetodeid, mis tõmbab lapsele võib-olla ligi ja paneb nad õppima asju. Aga see on slogan, mida me tihti kasutame, et ka üksteisega seal, kui me mingit arendusprojekti teeme, et ärme eelda midagi, sest siis läheb pekki. Et see on hea asi, mida mees pidada. Võib-olla see ongi põhisõnum, et asju läbi mõelda rohkem ja üksteisega suhelda. Sest muidu oleme kõik logud. Kas on meil küsimusi? Kuidas sul see tutoriali turundus planeeritud on? Tutoriali turundus? Ma see ütled, et sa teed selle tutoriali. Noh, eelkõige... Teistele arkaadidele saaks seda ka pakkuda. Kuidas see on nagu variant, et kas te võtate nüüd nendega ükshaaval ühendust või paneksite näiteks Steam'i mingi hinna? See on hea küsimus. Ma arvan, et mõlemad variandid oleks mõistlikud, sest on veel inimesi, kes lihtsalt demovad hästi tihti ja ei viitsi ka kogu aeg rääkida sama juttu. Kui sa mõtled labori peale näiteks, rääkida kõikid ülikoolid ja viia kaugele vetsi. Ei ole veel selle nii kaugele mõelnud, võib-olla peaks. Kui sa ütlesid, et algusest tuleb kõik läbi mõelda, kõik. Aga alati on hästi kiire, et juba oleks vaja seda programmi ennast. Jah, praegu ma vähemalt nagu nii palju disainin ette, et kõik need tekstid on mul ühes kohas koos, et mul on väga lihtne lisada sinna veel mingisugune heebrea keel ka juurde ka vaja. Ja et see tekst tuleb dünaamiliselt sinna programmi, et üritan mitte hardcode ida asju. Ja paneks ainult teksti, sest üks asi, mida paljudel ongi lihtsalt voice-overitega see kogemus ja kui sul on mingi hästi lärmakas arkaad, siis sa lihtsalt seal niimoodi vaatad mingisugust puud, mis maigutab suud ja mis ta räägib. Need nagu lisaks tekstid. Hetkel mitte. Aga mingid tegevusi ei tee siis, kus nagu kinnistaks neid? Neid teeb. Praegu ma nii kaugele jõudnud, et pult ütleb sulle, et astu edasi, siis sa näed neid seinu, mis tulevad ja ütleb, need on seinad ära läbi mine, nüüd astu tagasi keskele. Kas
kohe mingi. ja siis kui sa astud keskele, siis hakkab nagu iga puldi, igat nuppu järjest nagu läbi mängima ja siis vajutades midagi juhtub. Et oleks siuke tagasiside ja just mul on sellepärast hea, et ma tean, et meil on seal arkaadis 12 mängu ja ma tean, kus seal 12 mängus mingit nuppu nagu erineval viisil kasutatakse, et ma saan need kuidagi ära mainida seal näiteks. Et muidu see on see üldine probleem praegu, et igas mängus on pult natuke erineva funktsiooniga või erineva kujuga. Jah. Siis inimestel läheb palju aega lihtsalt, et aru saada, et millega ma relva laen. Ja üleüldse nagu kõiki variante ei saagi ilmselt läbi käia, aga mingi basic teadmine oleks juba hea ja eriti veel see, et me kasutame ka seal siukest vahekihti mängude valimiseks, et inimene ei eksi Steam'i menüüsse ära, vaid meil on siukene eraldi arkaadisüsteem seal peal, et siis seda on vaja ka õpetada inimestele eraldi. Kas te saate võib-olla nii teha, et kui sa arkaadisüsteemist valid mängu ära, siis tuleb kõigepealt sinu mingi programm, mis ütleb, et selles mängus need nupud teevad neid asju. Hetke mõtlen, et kui uus inimene tuleb, siis ma panen kõigepealt talle selle käima ja selle mängu lõpus ta siis näitab, et ahah, ja nüüd, kui sa tahad järgmist mängu panna, siis vaata, pane menüüsse ja mine sealt. Ja ma mõtlen, et see probleem on selles, et kõigis nendes mängudes see pult on erinev. Tähendab, et sa peaks seda õpetama siis alguses kõigile ära kõigi 12 mängu põhimõtted. Ja siis talle ei jäänud meelde. Et pigem oleks hea, kui iga mängu alguses mingisugune. Kõige alguses ka, et noh, sa saad astuda ja põre tuleb ette. Kui sa hakkad reaalselt õpetada nii, ma ei tea, sest purgeevenist sa laed selle grip-button'iga, siis see tuleb ainult siis, kui ta tõesti valib purgeeven. Jah, seda me saame nüüd panna kirjeldusse, see on hea point. No, võtta heaks. Jah, kõik head pointid võtame vastu. See on, et võtta mulle mingi protsendi. Just. Iga kord, kui keegi seda sinu kirjeldust. Just ka, see praegu lindist. Jaa, iga kord, kui keegi seda kirjeldust loeb, siis kohe sendid kukuvad otse arvele. Jaa, väga tore. Aitäh. Võtta heaks. Aga siis on hetkel minu poolt kõik rohkem kogemusi, kui meenub, eks ma siis tulen järgmine kord jälle. Võib-olla mingi uue teema. Jah, ma ei tea, ma olen kõik ammendanud juba. Võib-olla millalgi tahad 3D kunstnikke ka oma tiimi võtta. Jah, oleks mõistlik ilmselt. Jah, et keegi võiks tulla rääkima järgmine kord või mingi kord, kes on mingis suures tiimis tööd teinud, kuidas seda tiimid üldse manageerida. Kuidas nad panen need asjad tööle oma vahel. Mul on probleeme üldse nagu sisuhalduse või selle versiooni haldusega, nii et mind ärge kuulake selles osas. Mis asja sa siis suudad selle kokku teha? Versiooni haldusega? Kõik valed asjad. Olgu, ma panen striimi kinni. Paned kinni, jah? Ja siis räägime, et konfidentsiaalselt võtta edasi. Ei, lähen koju. Aga siis tähendab tulite, selline oli täna.